Tere hommikust! Võiks alustada, et kui meie kohtumine siin algas, siis küberkuritegevus oli juba ammu kohal. Et täna räägime siis küberkuritegevusest, mis ilmselgelt võtab järjest suuremaid mastaape, tahame või me ei taha. Oleme me kõik sellega igal juhul nii-öelda puutumuses, kes varem, kes hiljem. Et tänane fookus on küll seotud nii-öelda või seatud selle eesmärgiga, et me vaatame rohkem pettusi ja küberkuritegevust ettevõtete nii-öelda nurga alt, aga mulle meeldib ikkagi tuua seda nüanssi sisse ettevõtete puhul, et ettevõtted ei ole mingid siuksed omaette moodustised, ei ela nii-öelda oma elu, et need koosnevad lõppkokkuvõttes ikkagi kõik inimestest. Et kellel on rohkem, kellel vähem töötajaid, aga inimesed on nii-öelda selle osa. Kõigepealt ma teeksin mul on 2 küsimust nii-öelda meie vaatajatele, kuulajatele, et natuke saada aimu sellest, milline esimene küsimus olekski see, et milline on teie kokkupuude siis nii-öelda küberkurjategijatega, et siin ma ei oota nüüd kindlasti ainult kaasa mõtlema ja tegutsema neid, kes on kahju saanud. Selle kohta tuleb teine küsimus, aga just tahaks näha seda pilti, et kas teist keegi on saanud mõnda kõne, SMS-i, e-maili, kas või läbi ettevõtte on nii-öelda tulnud siukest kokkupuudet, et lihtsalt teie kokkupuude, kas see on olnud või mitte. Tutvustan ka külalisi, et ei ole päris üksinda. Mina olen SEB Panga pettuste ennetamise osakonna turbejuht Kätlin ja minuga koos on siukene meeskahurvägi siis nii pangast kui riigi poole pealt, et kõigepealt Hannes Kelt, kes on siis Põhja prefektuuri kriminaalbüroo küber- ja majanduskuritegude talituse juht. Kas mul tuli õigesti välja? Täitsa õieti, on paras suutäis, aga tere. On paras suutäis, just. Siis meiega on veel SEB-st IT-turbanalüütik Neeme Kalda. Ja siis riigiprokuratuurist, ma tahaks hirmsasti sinu kohta, Vahur, öelda, et sa oled siuke küberprokurör. Kas ma võin seda terminit kasutada? Mulle tundub, et sa oled ainuke nii-öelda siukene hästi küberkuritegevusele just fokusseeritud prokurör. Ja, et viimased 2 aastat ma võin olla täitsa ametlikult küberprokurör. Okei, väga hea. Siis ma kasutan ka edaspidi seda, et ma olen sinult nõusoleku saanud, et ma võin seda kasutada. Kui küberdetektiivide juht, siis ma olen see küberprokurör. Okei, väga hea. Ehk siis Vahur Verte on meil riigiprokuratuurist. Nii. Vaatan, et vastajaid ei ole just nüüd väga palju, aga samas 100% ütleb nendest vastanutest, et nad on kokkupuude olnud, et see vist ei ole tegelikult midagi erakordset, et me ei ole kokku puutunud. Hannes, kuidas sulle tundub, kas võib olla veel neid inimesi Eesti Vabariigi pinnal, kes pole mingit moodi kokkupuudet omanud? Kõigepealt osalen, et vastan, et olen ka kokku puutunud küberkurjategijatega. Aga ma olen päris kindel, et Eestis veel on inimesi. Meil on inimesi, kes kasutavad nuputelefone, kodus ei ole arvuteid, see tegelikkuses on nii. Aga ma täiesti usun seda 100% vastamist, et tõesti need lained ja need rünnakuviisid, mis on tulnud üle Eesti viimastel aastatel, on olnud väga mastaapsed, nii et täitsa usun seda vastamuste protsenti praegu. Vaata, nüüd sa kellegi meelitasid välja ka selle ei, et huvitav, kas need on need nuputelefoniga või keegi teine. See teeb usutavamaks selle küsitluse, ma ütleksin. Et meil ei ole kallutatud küsitlus. Väga tore. Siis ma panen siia üles ka järgmise küsimuse, et kes on siis nüüd juba olnud kokkupuutes ja on ka nii-öelda ikkagi raha mingil määral kaotanud. On seda rohkem, on seda vähem ettevõtete vaates, me kindlasti näeme väga suuri summasid, aga eraisikute vaates natuke siukest ikkagi väiksemat osakaalu. Nii, kui siin vaadata, pole küll palju vastajaid, aga ma jätan selle küsimustiku või selle küsimuse siia avatuks, et saab veel vastata ja ma tegelikult tahaksin nüüd natuke
natuke rohkem süvitsi ja võtaksin seda teemat, seda küberkuritegevuse teemat siis natuke nii-öelda tagasi ulatuva vaatega, et leidsin Riia küberturvalisuse aastaraamatust siis mõned slaidid, mis just puudutasid võib-olla seda tänast teemat. Ja kui vaadata, siis intsidentide hulk kahekordistus. Järsku sul on, Hannes, midagi kommenteerida? Mis toimub? Mis juhtus? Tunnetuslikult täitsa usun seda statistikat, küll aga julgen võib-olla siia kommentaariks nagu juurde pakkuda seda varianti, et Eestis eriti võib-olla ka eelmine aasta selliseid riigipoolseid vastumeetmeid, riigi all ma mõtlen siis ka kodanike ettevõtteid ja riigiasutusi, käivitus mitu tükki ja see tegelikkuses statistika ilmestab seda väga hästi, mis tähendab seda, et näiteks kui mingi õngitsuslink tehti, siis võib-olla meie vastumeetmed muutusid paremaks ja kurjategijad pidid kordades rohkem tegema neid liigutusi ise, et mis ühest küljest on ka meie eesmärk, et see on üks võimalik põhjendus, miks see tõus nii suur on, aga teine jätkuv põhjendus ikkagi, miks see nagu selline kasvav joon ja võib-olla isegi kiirenev joon ei kao kuskile, on ikkagi see, et tänapäeval sellised küberkuritegevuse ründevahendid, kui nii tohib öelda, on muutunud üliodavaks ja paraku nad on efektiivsed, et see lihtsalt meelitab juurde üle maailma kurjategijaid, kes muidu võib-olla ise päris sellist nagu klassikalist küberkuritegevust üldse ei oskakski teha, ei oskaks vestelda sellest, aga paraku jah, neid tööriistu, kus sa saad väikese nii-öelda litsentsi või kuutasu eest küberkuritegevused massiliselt toime panema hakata, et neid tuleb järjest turule. Siin ka võib-olla natuke nagu välja toodud täpsemalt, et mis täpsemalt nende nii-öelda siis nende intsidentide taga on, et pettuste vaates, ma vaatan 624 juhtumid, ma julgen arvata, et neid tegelikult oli rohkem, sest vaadates kas või SEB panga statistikat 24. aasta kohta, siis juhtumeid nii seal sees on siis nii ettevõtteid kui eraisiku vastu suunatud pettus juba meie fikseerisime 1700, et ilmselgelt ei ole nagu, et see on nagu üldine võimalik, et probleem, et inimesed tegelikult ikkagi ei pöördu nii usinalt politsei poole, Riia ei tea kõikidest juhtumitest, et ilmselt on see number tegelikult veel suurem kui see, mida me siin praegu näeme. Päris kindlasti on ta suurem, selles ma ei kahtle, aga teistpidi ka küsimus on siin, kõigil on võimalus minna seda aastaraamatut lugeda, et see on kindlasti ka online'is kättesaadav. Et mida see 6515 intsidenti sisaldas, et tõenäoliselt see ei sisaldanud igat üksik kannatanud, kes ühele ründevektorile nagu ohvriks langes, et kannatanuid nende intsidentide taga tõenäoliselt on rohkem. Vahur, mida sina sellest sektorite virvarrist arvad või kuidas sulle tundub see olukord? Mida mina sealt näen, on esiteks üha kiirenev kasv, mõjuga intsidentide kiirenev kasv ja millist kasvu me nägime väga teravalt kasvamas pärast 2022 algust seoses Vene nii-öelda aktiivse sõjalainega Ukraina suunal. Teine, mida me näeme, on, et need andmelekked muutuvad üha massiivsemaks ja suurema olulisema tagajärjega. Ja ütleme, et kui me jätame need õngitsused kõrvale ja pettused kõrvale, siis lunavara, andmelekked, kompromiteerimised, et need muutuvad üha massiivsemaks. Ehk siis üks intsident statistikas võib evida pea poolt riiki hõlmavaks siis teoks, et statistikas üks kaasus, tegelik mõju on siin pea kõik tunnevad omal nahal. Ja kui sa võtsidki need õngitsused ja pettused välja, siis me võime öelda, et need kõik teised, mida sina loetlesid, on ikkagi suunatud valdavas osas ettevõtete suunal, on ju? Jah, et
kui ma vaatan tagasi nüüd eelmisele aastale või üle-eelmisele aastale, konkreetsemalt Keskkriminaalpolitsei ja minu enda lauale maandus võib-olla kokku seal circa 10 kaasust, aga iga kaasus oli seal $1 miljon+ kahjuga. Suurematele kaasuste puhul me räägime seal isegi 10 miljonitest kahjust, mis siis ettevõttel tekitati. Et jah, statistikas ta upub sinna 6000 intsidendi sekka ära, aga mõju on tohutu. Et kui me räägime siin suurematest rünnetest, siis päris mitu Eestis tegutsevad suurt krüptoettevõtjat sai pihta ja sel määral pihta, et me räägime siin 100+ miljonit kahju, kus siis jõuti ka nii-öelda siis ingliskeelse meedia esilehtedele, et see on tänane reaalsus, et Eesti inimene, Eesti ettevõte ei ole enam nii-öelda vaene, peos suhu elav või peos suhu toimetav, vaid et meil on siin raha, mis on kurjategijate jaoks üle maailma väga apetiitne. Mis sinu laual näiteks eelmine aasta, milline juhtum või kui sa saad üldse kirjelda või nii-öelda natukene nagu avada neid kaarte, et milline juhtum nendest oli nagu siuke kõige, mis sul nagu kohe assotsieerub, et kui ma ütlen sulle, et kuule, ole hea kirjelda küberprokuröri tööd, et mis see töö nagu endast kujutab ja kui suured case'id meil siis laual on, et on sul kohe mingi siuke varrukast võtta mingi näide? Neid kaasusid on palju, selles mõttes, et siin eelmist aastat iseloomustavad väga suured andmelekke, et kui me räägime siin Asper Biogeene andmelekkest, Apotheka andmelekkest, aga võib-olla mida väga palju ei teata või ei teadvustata, on see, et Eestis tegutsevad ettevõtted on sattunud ka tõenäoliselt, siis rõhutan seda, et tõenäoliselt, et uurimine alles käib, tõenäoliselt Põhja-Korea häkkerite riiklikult tagatud häkkerrühmituste huviorbiiti ja siin uurimised, nii Eesti enda kui ka siis välispartnerite uurimised indikeerivad, et Eesti ettevõtetelt varastatud raha eest võidakse rahastada Põhja-Korea massihävitusrelvade programmi, et me räägime siin 100+ miljon euros ulatuses tekitatud kahjust ja see on see tegelikkus, kus me täna oleme. Ma saan aru, et tööpuuduse üle ei saa sina küll nagu tuleviku vaates kurtma hakata. Jah, selles mõttes, et nii nagu Hannes ütles, kahjuks õnneks, et nii nagu Hannes ütles, et jah, täna veel on neid nuputelefonide kasutajaid, aga neid on üha vähem. Ilmselt need ei ole ettevõtte juhid, kes nuputelefoni kasutavad või ettevõtte, et pigem me räägime siin võib-olla eakamatest, kes harrastavad nuputelefoni kasutust, mis on positiivne minu meelest. Jah, ei ma siin seadme alast diskrimineerimist ei hakka tegema, et ettevõtte juhid võite ka kasutada telefoni nagu soovite, aga pigem see sõnum siin taga on ikkagi see, et see oht ei ole kuskile kadunud, vastupidi, kõik indikaatorid näitavad, et ohud on tõusuteel ja me peame seda rohkem endale teadvustama. Ütleme, et ma hea meelega isegi võib-olla diskrimineeriks seal kasutatava tehnoloogia vallas, et mida me näeme, mida ma isiklikult väga teravalt näen, on see, et väga altilt võetakse kasutusele uusi tehnoloogiaid, mis on väga tervitatav, küll aga ei tehta sinna taha seda nõutavat auditit, ei tehta sinna taha seda nõutavat küberhügieeni alas koolitust, ehk siis mida ma silmas pean. Et need suured ründed, mida me siin viimastelt aastatelt näeme, kus siis tõesti on need 100+ miljonit kõndima läinud, on näiteks ettevõtetel, kes siis palkavad endale programmeerijaid, tehnilist IT-tööjõudu, ilma et nad oleks nende töötajate kunagi kohtunud, ilma et nad teaks, kus kohas need töötajad füüsiliselt asuvad, mis seadmetega nad toimetavad, ehk siis nad loovad endale ise, ehk siis ettevõtted loovad endale ise sellise väga avatud tagaukse, kust igaüks, kes tahab pahatahtlike mõtetega siis tulla, saab
avatult siin sisse kõndida. Ehk siis uued tehnoloogiad on kõigiti tervitatavad, aga seal on vaja ka natukene teadmisi, oskusi ja võib-olla ka ettevaatlikkust, et neid kasutusele võtta. Ehk siis teatud juhtudel see nuputelefon on võib-olla isegi mõistlik valik. Täiesti nõus ja mis minul võib-olla nende aastate jooksul, mis ma nüüd peadpidi siin pettuste sees olen olnud, siis mina olen ka tajunud seda päris palju, et hästi palju uuendusi ka igasugustes rakendustes, hästi palju sükest uut asja tuleb peale. Aga ma ei tea, kas teie olete märganud, võib-olla teie olete, lihtsalt ma ei pane tähele seda, et me räägime ainult sükestest nagu meil on uus asi, see on äge, seda saab kasutada nii, aga me ei räägi riskidest või me isegi nagu ei too korraks välja seda momenti, et jah, see on väga hea asi, sellega saab väga palju ägedaid asju teha ja see võib aidata meil, ma ei tea, ettevõtet uutesse kõrgustesse viia, aga me ei räägi sellest, et kuulge, siin on vaja tähele panna ka seda, et siin on need võimalused, nagu sükesed täiesti nagu nii-öelda basic vaates, et sa ei peagi peensusteni minema, aga on oluline tuua välja see moment, et see on hea asi, aga seda saab ka ära kurjasti kasutada, sest kui on interneti juurdepääs, siis me oleme nagu ikkagi nii-öelda sammuke lähemal nende petturite kontaktile. Ja Vahur, on sul selle peale midagi öelda? Võib-olla Hannes oskab siin paremini kommenteerida, kui ma võtan mingi 2-3-4 aastat tagasi, et kuidas toimus toona klassikaline PEC-skeem, siis kuidas täna sul küberkurjategijad, kui nad soovivad nii-öelda PEC 2.0 skeemi näiteks läbi viia, et mis on need tehnilised võimalused? Tehnilised võimalused? Ütleme, et kuidas on võimalik ära petta sul ettevõtte juhtkond, raamatupidaja, tekitada mulje, et kõik seal taustal on nii, nagu peab? No need võimalusi on kindlasti palju, et vanasti piisas tegelikkuses lihtsalt avalikest allikatest otsingust, loodi ettevõtte profiil, nii-öelda käsuliin, vahendid, mida kasutatakse, suhtlemiskanalid ja täpselt selle mustri alusel ehitati siis selline suunatud rünnak. Tänapäeval on tegelikkuses võimalik väga väikeste algmaterjalidega ka lasta nii-öelda AI variantidel see ründevektor sulle ise valmis teha ja seda kasutada. Ja siin ma annaks kindlasti Neemel sõna, et me oleme teinud siin pangasiseselt koolitusi, kus Neemel rääkinud ka nii-öelda siis süvavõltsingust, mis ilmselgelt on maailma mastaabis juba päris suuri samme teinud. Ma ei ole veel tajunud, et teda oleks nagu Eestis kuidagi nagu tugevamalt kuidagi jalga maha pannud. Eesti on väike, võib-olla see väiksus on meil siin nagu plussiks, aga maailma staabis on ju süvavõltsing ja just ettevõtetele suunatud petuskeemides mängimas järjest enam suuremat rolli. Et kommenteerid järsku seda poolt? Jaa, nagu Hannes mainis, et AI areneb väga kiiresti ja tänu sellele kõik need süvavõltsingud, et teie töötajatest võidakse teha siis petetud pildid, tekstid, kõik jutud, et selles mõttes see on kindlasti teema ja see on ainult arenev teema. Et kõige markantsem juhtum, mis siis eelmine aasta oli see siis maailmas, oli Hongkongis siis, kus kutsuti kokku siis koosolek, kõigepealt sai siis see töötaja, finantstöötaja sai pihta siis sellega, et ta sai õngitsuskirja endale, langes selle ohtu, et selle õngitsuskirja ohtu ja siis peale seda, kui ta langes õngitsuse külge, siis kutsuti koosolekule, kus olid siis koosolekul, virtuaalsel koosolekul kõik ettevõtte juhtkond, töötajad, keda ta tegelikult teadis, aga kõik need olid võltsitud, see oli eelsalvestatud, kõik see virtuaalne koosolek ja tulemuseks oli siis tegelikult 25 miljoni euro kaotamine, et see finantstöötaja siis kandis finantsjuhi seal koosolekul käsul siis see 25 miljonit, mis läks minema. Et väga suured summad ja ega see süvavõltsing, see ju see liigub ümberringi, et mitte ainult siis ettevõtetele suunatud petuskeemides, eraisikutele suunatud petuskeemides, samamoodi ju meediasse lekitatakse erinevaid nii-öelda valeuudiseid, kõike seda, et see süvavõltsing annab hästi sükse tugeva nii-öelda kasutusvõimaluse ja nagu teadupärast on ju need väga kättesaadavad, need erinevad süsteemid, et Hannes just ka ju ütles, et pane aga ostulist kokku ja sa saad endale genereerida
kõik, mis sul on vaja, et sul ei ole enam nagu selles suhtes väga nagu piire. Ma vaatan ka korra need selle viimase küsimuse vastused, siin on vastajaid natuke rohkem meil ja 84%, mul on hea meel, et ei ole kaotanud nendest vastanutest raha, aga ikkagi on seda 16% siukest ka, kes on mingil määral siis mingi väikse kaotuse või suurema kaotuse ikkagi saanud, et jah, ei ole keegi puutumatu ilmselt. Nad ei ole veel kaotanud. Nad ei ole veel, täpselt Vahuri täpsustas, et ei ole veel, et ma armastan ka väga kasutada seda, et kui te arvate, et see kogu see pettuste, see küberkuritegevuse teema teid ei mõjuta, siis olge nagu mureta, et see varem või hiljem me lihtsalt puutume sellega kokku, et ei ole sinna nagu väga mitte midagi teha. Aga mis on siuksed võib-olla siis natuke minevikku vaatavalt, mis on need põhilised skeemid, mida teie näete Eesti ettevõtete suunas, et toimuvad? Minul on vastus olemas, ma küsin kõigepealt teie vastused. Kindlasti üks asi, mis ei ole kuskile kadunud, on ikkagi sama korras käis läbi PEK ja PES-kelmused, kus kas siis võetakse mõne ettevõtte töötaja e-konto üle, mille kaudu hakatakse libaarveid edastama või siis seda lihtsalt imiteeritakse. Ja varem käis ka korraks läbi, et Eesti on väike ja võib-olla me ei ole nagu nii atraktiivsed, siis see on niisugune natukene libakaitse meil endal, mida me tahame nagu kuulda, aga tegelikkuses tänapäeval kurjategijaid huvitab raha. Ja vahet pole, kus see tuleb. Ja, et isegi kui nad hangivad andmeid, siis nende andmete hankimise eesmärk on reeglina raha. Ja selles mõttes need ründevektorid ei ole mitte kuskile kadunud. Aga ma jätaksin ikkagi siia juurde, see natukene haakub ka eelmise näitega, et ettevõtted koosnevad ikkagi üksikisikutest. Ja meie ettevõtete tegelikkuses, üks asi me teeme enda tööprotsessid korda, aga tegelikkuses tööandja peaks tänapäeval 100% võtma enda vastutada ka inimeste harimise selles osas, millised need ohud on ja mitte ainult siis ettevõtte vaates, vaid ka tegelikkuses eraelulises vaates. Et paar näidet, et kui meil on mingisugused võtmetöötajad, et eriti võib-olla väiksemates ettevõtetes tuleb valusamalt välja, et on võtmetöötajad ja kui see inimene saab pihta mingisuguse küberkuriteoga ja ta kaotab elusäästud või ta lähedane, siis milline mõju on sellele ettevõttele. Ja teine näide seal pool on ikkagi see, mida me ka näeme, on, et saab pihta töötaja, kes tegelikkuses ise ei saagi sellest aru, aga läbi tema siis tegelikkuses teda kasutatakse selle ettevõtte nii ja ettevõtte andmete ja varadeni jõudmiseks. Et selles mõttes päris oluline roll on, ma arvan, üha rohkem ettevõtjatel ja tööandjatel just oma töötajate harimise mõttes. Ja enda kaitsel. Absoluutselt. Neeme, kuidas sulle tundub see tagasivaate pilk, et sa oled nii-öelda kaitsed meie panka küber igasuguste rünnete eest, et kuidas see sinu pilt minevikku välja näeb? Jah, et selles mõttes ma ütleks seda, et kurjategijad on tegelikult läinud, ka nad muudavad oma taktikaid ja nad on läinud ainult kavalamaks. Nad proovid erinevad uksi ja erinevad viisi tegelikult sisse saamiseks ja nagu me isegi tegelikult näeme päris elust, eks ju, et tuleb üks õngitsuskiri, on ühtemoodi, tuleb teine õngitsuskiri, on teistmoodi, tuleb nüüd varsti tulude deklareerimine, siis kindlasti tulevad need õngitsuskirjad ka teile, et esimene samm, kust sisse saadakse tegelikult ikkagi ettevõtetes samamoodi, on tegelikult see inimese ärapetmine esimesel sammul. Ja sealt liigutakse siis juba edasi sisemiste süsteemide pool ja saadakse teie andmeid ja muid selliseid asju kätte. Aga ega siin ju vahet ei ole, kas me räägime väiksemast, suuremast, keskmisest ettevõttest, et ettevõtte, fookus on ju, on see siis eraisik, on see ettevõtte muidugi selles mõttes on niisugune võib-olla natukene ahvatlevam väljakutse neile just selle mõttega, et sealt kui midagi saab, siis sealt saab kõvasti rohkem, on ju. Et see võib-olla on see vaade. Vahur, sa jäid kuidagi mõtlikuks, et mille üle sa nüüd täpsemalt mõtled, et kuidas see minevikuvaade sinul
ma ei vaidle selle vastu, et peamine ahvatluskoht on raha ja see kriminaaltulu, mis on vahetult võimalik kohe kätte saada, et ma ei vaidle selle vastu. Aga mu enda tunnetus indikeerib, et sul on rohkem ja rohkem see, mida sinna kõrvale jahitakse või isegi peamine target, mida jahitakse, on andmed. Sest et andmete oskuslikul käitlemisel on võimalik teenida väga suurt raha või on võimalik tekitada väga ulatuslikku kahju. Ja nüüd sõltub selle ründe motiivist, et nende motiivi pruugi olla tulu teenimine. Nende ründe eesmärk võib olla ka vastase hävitamine või enda äri ülesehitamine. Ehk siis need andmebaasid, ütleme, et andmeid, mida siis kliendid ettevõtetele annavad, on väga-väga ulatuslikud. Aga pahatihti, ega me väga hästi ei oskagi öelda, et kas neid andmeid hoitakse eeskujulikult, hoolikalt, kes neid hoiab, kuidas neid hoitakse. Et need andmelekked, andmevargused, mida me paaril viimasel aastal on näinud, et kui me võtame kas või näiteks Apotheka ründe, et seal läks kurjategijate poole teele pea iga teise eestlase andmed. Vähemalt suuremal määral, aga et pea iga teine eestlane oli sellest puudutatud. Nüüd iseenesest nendel andmetel kohe peale vaadates teab, mis suuret rahalist väärtust ei ole. Aga kus tuleb ettevaatlik olla, on see, et nende andmete edasine kombineerimine paneb nendele andmetele väga kiirelt, väga korraliku rahanumbri, nii-öelda rahaväärtusele otsa. See on üks mündi pool, ehk siis andmed asi iseenesest, et see on väärtuslik target. Teine on see, et kui taolised andmed kõndima lähevad, siis sellega kaasneb alati igal juhul andmekaitse inspektsiooni uurimine. Ja GDPR-i nõuete rikkumisel need potentsiaalsed trahvid, mis terendavad, on karmid. Et siin, kui me toome viimastest aastast näite, siis Eesti küll need trahvid ei ole täna veel teab mis suured, me räägime siin 10 000, aga Soomes näiteks vastama psühhiaatriakliiniku andmevargus, et seal tegi Soome riik sellele kliinikule sedavõrd kõrvetud trahvi, mis siis päädis selle ettevõtte pankrotiga. Ehk siis jah, meil on nagu odavam eos peita pea liiva alla, teha nägu, teeselda, et meid need häkkerite rünnakud ei puuduta. Me ei pane eelarvesse sisse seda ennetamist tõkestavat summat, et turbetiimile anda iga-aastaselt. Aga et ühel hetkel, kui see rünnak tuleb, et siis see võib tabada nii valusalt, et me kaotame enda klientide usalduse aegade lõpuni ja potentsiaalselt peame ka pillid kotti panema. Ja see võibki olla kurjategijate eesmärk, et mitte need rahasummad, miljonid, 10 miljonid, mis sealt saada on, vaid et see, et hävitada üks ettevõte. Ja ma lisaksin veel siit seda, et kui sa ütlesid, et inimeste nii-öelda lihtsalt andmeid saada, et see on hea vastus neile, kes alatihti küsivad, vähemalt minu käest on küsitud seda, et kuidas see võimalik on, et kust nad on saanud minu telefoninumbri selleks või minu e-maili aadressi, et konkreetselt minule saata kas e-mail või siis helistada või sõnum saata. Täpselt seda teed pidi need andmed väga suuresti ka jõuavad kurjategijate kätte, neid müüakse edasi. Sealt tuleb väike kopikas ja tõepoolest selle telefoninumbri e-maili taga on inimene ja kui ta läheb sellega kaasa, siis täpselt sealt tuleb kellegile teisele rühmitusele nii-öelda see kasu. Ise, mida ma nägin siis 24. aasta vaates, just kui me vaatame ettevõtteid, siis meil oli
üks juhtum, kus oli siis tegevjuhi pettus, mida ongi tavaliselt aastas 1-2 juhtumit senimaani olnud, et ei ole väga levinud pettus, aga kõige suuremat kahju eelmine aasta kandsidki meie vaates ettevõtted ja just nimelt see skeem, mida Hannes, sina rääkisid, et arvel vahetatakse siis ära pangasaaja andmed ja raha läheb teele ja seal on see kurb tõsiasi veel vahel, et kui meie ettevõte maksab selle arve ära, jääb nii-öelda ootele, siis seal kipub olema ikkagi päris suur ajaline puhver, mis tähendab, et see raha jõuab jõuda juba sinna, kuhu ta oli nagu määratud jõudma, ennem kui see olukord välja tuleb. Ja oli tõesti aastal lõpupoole isegi väga siukseid suurte kahjudega juhtumeid, et keskmine kahju meil siis ettevõtete just antud skeemi puhul tõusis lausa 15 000 eurot ehk kuskil 40 000 on keskmine kahju. Et olenevalt juhtumist oli siin keskandis 300 000 kahjut ja 100 000 ja oli ka väiksemaid. Aga see oli ainuke pettuse nii-öelda tüüp või skeem, mis meie panga vaates nii-öelda kerkis. Mitte kui teised kõik langesid, eraisikule suunatud pettuskeemid ka olid languses, siis see tegi päris tugeva tõusu. Ja ma ise veel, ma teen selle ennustusringi siin meil ka, on ju, aga ma nagu 2023 lõpus vaadates need 23. andmeid ennustasin ka nii-öelda, ma ei ole ennustuses hea, aga ennustasin, et ettevõtted on üks sihtmärk ja nii see selles suhtes läks ka, et just kahjud tõusid. Juhtumid jäid suhteliselt samaks arvuliselt, aga kahjud tõusid tõesti päris korralikult. Siin ma nüüd lähengi ennustusringile, mis meid ees ootab, just võib-olla ettevõtete vaates, et mis see teie tunnetuslik siuke vaade on, et mida me võib-olla näeme 2025 rohkem. Meie mõtted võivad kattuda, seda tõsisem ma usun, et see teema on, et Hannes, ma lasen sulle alustada, ma ise lõpetan. Muidugi väga tänamatu töö on see ennustamine ja eriti võib-olla aastal 2025 just, kus tegelikkuses neid tegurid, mis mõjutavad kuritegevust ja ettevõtlust on tegelikult palju rohkem kui küberkuritegelikud ründevektorid. Kindlasti peab seda arvestama. Aga ma võib-olla alustaksin sellest mõttekäigust natukene, et ma arvan üks asi, mida me oleme siin rääkinud erinevatest skeemidest ja asjadest ja kurjategijatest ja nende eesmärkidest. Et hästi oluline on kõikidel ettevõtetel tegelikkuses mõista seda, et nii nagu ettevõtluses on, kui on mingi nurk, mis on veel täitmata, et kuskilt on võimalik toorainet saada, kuskilt on võimalik midagi toota midagi teistsugust, turustada ühtemoodi, teistmoodi järgnemasse kohta, siis ja ettevõtted seal sees on hästi erinevate suurustega, siis täpselt samasugused on tegelikkuses kurjategijad. Ja ka täpselt nemad suudavad välja mõelda, vaadata, seda ei ole veel proovitud, sinna ei ole rünnakut tehtud, seda skeemi ei ole katsetatud, et nii üksikisikute, ettevõtete, suuremate, väiksematega kui ka riigiasutuste pihta tegelikkuses seda tehakse. Ja see, mida ma üritan sellega öelda, ongi see, et see on mõttemall, et minuga see ju ei juhtu, see juhtub kellegi teisega, et minu käive on ju nii väike, kes see minu pihta tahab teha või mul ei ole sääste, et miks seda minu pihta tehakse. Et see mõtteviis on tegelikkuses meile ohtlik. Ja ma olen jumala nõus, et tuleb ette investeerida nendesse kaitsemehhanismidesse, enda teadlikkusse vajadusel küsida seda juurde. Et see on üks sükene oluline asi, mida tuleb nagu meeles pidada. Aga mis meid 2025 ees ootab, mina julgen ennustada kerget stabiilsust. Optimist. Jaa, et ma natukene põhjendan seda, et kunagi ära väida midagi, kui all ei ole midagi, et kui võtame näiteks õngitsusrünnakute statistika uuringuid on erinevaid, aga viimase 2-3 aasta jooksul terves maailmas loetakse 200-300% tõusu kõikides rünnakutes.
Eestis 2024 aastal oli tõus pettust kuritegudes 8%. Siin sees on kõik need suured ja kõik need väiksed. Mis tähendab seda, et tegelikkuses Eestis mitte ainult riigiasutused, ettevõtted, kodanikud teevad midagi hästi, midagi paremini kui kõrval. Siin me saame ainult juurde keerata ja ma selles mõttes tahaksin natukene nagu inimesi julgustada, et ärge pange pille kotti, vaid vastupidi, tehke selgeks ja me suudame seda stabiilsust hoida. Kas see kuritegevus kaab kuskile? Ärge teisel poole kukkuge. Kas on sul mõni mõte, et kuidas saaks seda kaotada? Ma AK-s tegelikult kuulsin eelmine nädal, et sul oli üks mõte, kuidas säärast kuritegevust nagu maamunad pühkida. No on üks selline lüliti on olemas võib-olla kuskil, mida saab nagu välja tõmmata, et kui internet ära kaob, siis on võib-olla üks nädal aega rahu, et pärast seda on füüsiliselt need petturid meil ukse taga ja saadavad posti teel neid libaarveid, nii nagu nad olid ennem kui internet. Ehk siis praegu vana aeg tagasi, et kuritegevus ära ei kao, aga ta liigub lähtuvalt just nendest võimalustest nendega kaasa. No kelmust loetakse maailmas vanuselt teiseks ametiks. Et selles mõttes seda on oluline endale teadvustada ja ta ei kao mitte kuskile. Küsimus on selles, kui hästi me hoiame ennast kursis sellega, milline see oht on täna ja kuidas me sellega kohaneme. Neeme, kuidas sulle tundub? Mis meid ees võiks oodata? Ja, ennustamine on raske, aga jah, et kindlasti ma usun, et nende intsidentide arv kindlasti tõuseb, et langustrendi kindlasti kas sa arvad, et see number, mis me praegu oleme saavutanud, et me näeme ikkagi seal kasvu? Ma arvan küll, et me näeme seal kasvu ja me näeme kindlasti kasvu sellistes tõsistemastes rünnakutes, nagu on välja toodud juba kõik need andmelekked, kõik need lunavara rünnakud näiteks, et tasub väga tähelepanelik olla ettevõtetele, et need muutuvad keerulisemaks, ehk siis keerulisemaks selles mõttes, et teie andmeid siis ei kasutata mitte ainult siis selle ühe ettevõtte või ütleme selle kurjategija raames, vaid see kurjategija müüb need andmeid edasi teistele kurjategijatele. Ja see on nagu, et mitte ta ei halva ainult teie äri poolt, vaid tegelikult ta müüb seda kõike edasi. Ja sealt tekivad uued ründevektorid ja uued rünnakud. Ja need andmed on jah, väga andmed on öeldakse nagu kuld, et neid andmeid tuleb kindlasti hoida. Ja ma usun küll, et see trend kindlasti on tõusvas joones. Ja no ettevõtte juhid peaks kindlasti aru saama, et küberturvalisus tuleb investeerida ja seda ennetada ja oma töötajatele tuleb ka tähelepanu kindlasti pöörata, et sisemised ohud on ka ma arvan, üks pool, mis kindlasti on nagu oluline, et oma töötajad, et keda me palkame, kuidas need töötajad ära lähevad, et mingeid õigusi asju ei jää, et see kindlasti nagu mõjutab. Vahur, kuidas sulle tundub? Mis siin tees ootab? Mulle nagu nii väga meeldiks, et me elaksime maailmas, kus turbejuht läheb ettevõtte juhi juurde, ütleb, et ma ei tea, et mul palun järgmise aasta eelarvesse minu üksusele, ma ei tea, 2,5 miljonit eurot sisse kirjutada, kui juht küsib, et mille jaoks, ta ütleb, ma veel ei tea, mida see ennetab, ma veel ei oska öelda, aga et tavai, et anname raha ära, et seda ei juhtu. Et see paraku raha saamine taoliste intsidentide ennetamiseks, jah, ütleme, et väga raske on panna hinnanumbrit või eelarvestada tundmatuid, et mulle meeldiks, kui see toimuks, aga paraku ma nii optimistlik ei ole. Ja et selles osas ilmselt ma nõustun eelkõnelejaga, et need ründe arvus tõuseb, kahjud suurenevad. Kui läheb nii, nagu viimased aastad trend on, et Andmekaitse Inspektsioon samamoodi on jõulisemalt reageerimas, siis see toob kaasa ka sealt poolt järelmeid, mis siis potentsiaalselt mõjutavad ka ettevõtete elujõulisust. Ja mööda ei saa vaadata ka sellest geopoliitilist asukohast, et see, mis siin ümber meil toimub, see mõjutab paratamatult kõiki Eestis tegutsevaid ettevõtteid ja Eesti elanikke, ehk siis potentsiaalselt klientide andmed pakuvad huvi siin idanaabrile.
ümberringi toimuv mõjutab ka Eestis nii-öelda siis rahapesu riski. Et ma ennustan kasvu ja korralikku kasvu, et pigem küsimus ongi selles, palju me sellest üldse teada saame, et kasv tuleb, aga et selle kasvu number sõltub väga selgelt, et palju sellest üldse veepinnale jõuab, et hästi palju jääb varjatuks. Hästi kiire siukene ring võib-olla veel. Kas meil on ka ehk tulemas mõnda siukest uut skeemi? Hannes, on sul mingid kõhutunde eelinfot selle kohta, et kuskil meie lähedal juba võib-olla, et on ringi hiilimas mingi siukene rohkem ettevõtetele suunatud skeem, milleks me võiksime ehk valmis olla? No ajalugu ei pea üldse minema väga kaugele, näitab seda, et need skeemid muutuvad siis, kui olud muutuvad. Just, et kui see keskkond, kus iganes ettevõte või ühiskond tegutseb, siis kui see muutub, siis muutub ka see lähenemisviis. Et kui tuleb uus tööriist, siis see lähenemisviis muutub. Et jääme, ma arvan, ikkagi siin selle juurde, et me peame olema ise ka valmis selleks. Et tõesti, et võtame mingi raha, investeerime mingisugusesse turvalisusesse, palkame mingisugused inimesed, ja siis seda kindlustunnet ei tohi meis tekkida, et nüüd on klaar. Et reaalajas sisuliselt tuleb olla kursis sellega, mis toimub ja natukene vastupidi siis ennustada ette. Et võtame aega, analüüsime, et justkui nagu selle halva harjumuse, et me teeme nagu 10 asja sama aegselt ja hästi kiiresti, et võib-olla sellesse mõttelaadi võiks ka tuua meist igaüks, vahet ei ole, oled sa ettevõtja või oled sa kuskil töötaja, et siin võib-olla üleskutse ka ettevõtte juhtidele, et ärge kiirustage oma töötajad takka, et tehke hästi kiiresti ja hästi palju, et see tänapäeva aeg mulle nagu tundub, et vajab rohkem nii-öelda sükest rahulikku lähenemist, analüüsitud lähenemist ja aja võtmist, et see võib-olla minu lihtsalt siuke väike üleskutse. Ma võin hästi ühe sellise 100%, mis tuleb ja milleks kõik peavad valmis olema korrakäiks läbi, on tuludeklaratsiooni pettus. See on kohe siin ja 100% on selleks valmis, et mõelge, kuhu te klikite, kuhu te oma andmeid edastate ja milliseid tehinguid te kinnitate. Et automaks, maamaks ja tuludeklaratsioon on see, mis järgnevatel kuudel kindlasti kõikide meie postkastidest läbi käib. Ja, et ma olen täheldanud ise ka seda, et kurjategijad on hästi kursis ka selles väikeses Eestis toimuvate või siis asetleidvate sündmustega ja nagu oli meil siin nüüd see elektriteema, kohe olid kõned elektri erinevatest pakkujatest või siis küll oli vaja kas vahetada välja seal, ma ei tea, mitte päris alajaama, aga oma kilp on ju, et nad on kursis, nad teavad, mis toimub ja nad hästi palju nii-öelda neid skeeme ehitavad ka üles just sellele hetkel toimuvale. Ja just sellepärast ma nagu ei ennustaks seda, et mis see järgmine nurk on, kuidas meie andmed või vara tahetakse kätte saada, vaid muutuma peab meie mõtteviis, kuidas ma igapäevaselt toimin, et millised on minu ettevõttes tööprotsessid, kuidas ma kontrollin, et neid täidetakse, korra käis ka läbi, kuidas ma inimesi värban tööle, et meie igapäevane toimimise protsess, meie mõtteprotsess peab muutuma. Vahur, kes vastutab ettevõttes küberturvalisuse eest? Ettevõtte juht. Punkt. Et siin ma olen täiesti Hannesega kahel käel nõus, et me võime loomulikult valmistuda juba toimunud sõjaks, aga elu on näidanud, et mitte ükski uus konflikt ei ole varasema konflikti üks-ühele peegeldus. Et pigem sisse kirjutada, sisse jätta sükest agiilsust ja võimekust reageerida jooksvalt ehk siis et päeva lõpuks vastutab ettevõtte juht nii enda, oma töötajate, aga ka oma klientide ja kogu selle ettevõtte vara ja väärtuse säilimise kasvu eest. Hea on, kui tal on väga hea turbejuht enda kõrval, parem käsi, kellega ta saab tõesti jooksvalt mõtteid põrgatada ja
tõesti jama käes, et siis saab talle eraldada märkimisväärsed summad selleks, et reageerida, kui enam sellest ennetusest kasu ei ole. Aga päeva lõpuks vastutab juht. Saab aegarradega. Et sina ootad või sinu ootus ongi see, et ettevõtetes nii-öelda see IT-turbe poole pealt vastutav on see siis meeskond või meeskonna juht, et see tänapäeva vaates ongi nii-öelda ettevõtte juhi parem käsi, sest nad on omavahel lihtsalt nii seotud. Et ta ei pea istuma kuskil keldris oma tiimiga ja vaatama, et kõik on korras, et jumala eest mingit rünnet ei toimuks. On ju. Ütleme niimoodi, et juhul, kui ta istub kuskil oma keldris kuskil väga-väga kaugel, siis sinna on juba õnnetus sisse kirjutatud. Et see on niisugune pidev koostöö ja kursis olek ka nii-öelda juhile. Ja, kindlasti. Et me ei räägi ainult sellest, et sul töötajatel oleks arvuti hiire klaviatuur olemas, vaid me räägime ka sellest, et sul juht vastutab selle eest, et klientide poolt ettevõttele usaldatud andmed, see andmemassiiv oleks hoolikalt kaitstud. Juht vastutab selle eest, et need andmevahetus toimuks turvaliselt. Juht vastutab ka selle eest, et juhul kui mingi kriitiline intsident toimub, et oleks olemas meeskond, kes selle reageerib, oleks olemas vahendid, et seda tekitatud kahju kiirelt lokaliseerida ja edasis kahju ennetada. Ja see on võimalik üksnes ainult siis, kui sul turbejuhil on otseligipääs juhile ja toimub aktiivne siis diskussioon, koostöö, et kui intsidenti juhtumisel peab hakkama otsima, et kus see IT-juht täpselt seal majas asub või millises keldri otsa, siis on asjad halvasti korraldatud. Ja halvasti on korraldatud ka siis, kui tuleb välja, et klientide poolt usaldatud sensitiivsed andmeid haldab keegi koostööpartner, kelle teenus on sisse ostetud, kes majutab neid andmed, seda siis koopiat näiteks kuskil serveris, mida ei ole viimased 5 aastat uuendatud, mille ligipääsu parool on jätkuvalt see default admin. Et jah, me näeme ka selliseid juhtumeid ja siis ongi tagajärg see, et ettevõtte juht peab teavitama hakit, et meil andmed läksid kõndima ja siis ootama hakilt siis seda trahviotsust, on ta siis 200 000 või on 1 200 000. Et pigem äkki suhtleks jooksvalt ja kui tõesti see, et küberturbejuht tuleb, et palun eraldage mulle nüüd järgmise aasta eelarvesse summa X täpselt ettenägematute kulutuste tegemiseks, siis äkki tasub ära kuulata. Neeme, kuidas sulle ütleb, kes vastutab? Jaa, kindlasti ma olen nõus Helga, et juht, ettevõtte juht kindlasti vastutab, et see vana selline mõtlemine, et see IT-inimesed või need kuskil seal on selles süüdi või mingisugune sul on keegi, kes tegeleb sellega, siis kindlasti see ei ole niimoodi või see veel liiategi süüstada inimest, kes on eksinud mingisuguse asjaga, et kindlasti lõppvastutaja on juht ja siin kindlasti tasub tähelepanu pöörata ka sellele, et paljudel ettevõtetel näiteks on kindlasti partnerid, kes nagu teevad nende eest seda, ütleme seal küberturvalisust tagavad, et kindlasti tasub ka oma partneriga hea sõber olla ja mitte siis neid, ütleme näpuga näidata, kui midagi juhtub, siis et nemad on kõigest süüdi. Lõppvastutaja on ettevõtte juht. Ehk siis, kui sealt läheb midagi kaduma, kui selle tõttu midagi juhtub, siis ikkagi ettevõtte juht vastutab, mitte ei vastuta see partner. Ehk siis sina pead lihtsalt looma head suhted partneriga, vaatama, tundma huvi, mida see partner teeb, et su andmed oleks korralikult kaitstud, sul oleks korralikult süsteemid kaitstud, erinevad meetmed peal, tunne huvi, mine vaata, mida nad teevad, kuidas nad teevad ja lepingud loomulikult. Kui te teete lepingud, siis tehke korralikud lepingud. Vaadake üle, mida te nende käest nõuate ja mis on seal lepingus kirjas. Iseasi, kas osatakse vaadata või näha seda, on ju, et see on jälle omamoodi küsimus, aga kindlasti see küberteema on niisugune teema, mis nagu mitte kuhugile ära ei kao, kui nüüd Hannes seda interneti nuppu seal ei vajuta, on ju, ja ei võta ära meile. Et see on see teema, millega me peame järjest rohkem ennast nagu kurssi viima ja kursis olema. Hannes, kes vastutab sinu arvates küberturvalisuse eest ettevõttes?
Noh, enne mind süüdistati optimismis liialt, et kindlasti ettevõtte juht selles ei ole mingisugust küsimust, et me muidu ei vastuta ta mitte millegi eest, et 100% vastutab selle eest ettevõtte juht. Ma olen selles suhtes täiesti nõus, et ütleme see viimavari peab tekkima ettevõtte juhi poolt, aga ma siiski ütleks, et iga töötaja, kes selles ettevõttes on, vastutab ikka ka, on ju. Et me ei tohiks olla nagu sellise mõtteviisiga, et mind ei huvita isegi, kui midagi juhtub, siis see ei ole nagu minu raha, on ju. Et ma olen kõigest lihtsalt üks töötaja ja võib-olla ma pean ka vimma selle mingi intsidendi põhjusel, on ju, et ma võib-olla olen natuke ekstra hoolimatum. Et oluline on ikka ka igal inimesel, et noh, nagu ma jälle jõuan selle juurde, et ettevõtted koosnevad inimestest, et kui te olete hooletud nagu ettevõttes töötajana, siis ilmselt te olete hooletu ka iseenda nii-öelda vaates, iseennast kaitstes, et meil kõigil on vastutus ja võib-olla see suurem vastutus selle ettevõtte juhil on just sellest vaatest, et sa tagad selle keskkonna, see on sinu asi leida see raha, et meil oleks rahalised vahendid olemas, et pakkuda nii-öelda seda turvalisust läbi mingite seadmete ja aga samas ka pakkuda nii-öelda inimestele, oma töötajatele koolitusi näiteks, et me mõtleme selle peale, et ei eelda, et inimene kuidagi viib ennast ise kurssi ja vaatab, et kõik oleks nagu turvaline, et me panustame sellesse nii-öelda inimese või töötaja treenimisse ka. Laias laastus kõigega nõus, aga ma võib-olla viskan paar enda mõtet, mis mul peas nagu tekkisid siia juurde, et ühest küljest mulle ka tegelikkuses meeldib see lause nagu kollektiivne vastutus, aga sageli sellega kaasneb lõpuks see, et selline võlts turvatunne ja see toob kaasa selle, et mitte keegi ei vastuta lõpuks. Et tegelikkuses see võiks olla selge, et ka ma saan aru õiguse mõttes ikkagi ettevõtte juht vastutab, sellest ei tohi kõrvale vaadata, seda ei saa kellelegi teisele delegeerida, see vastutus jääb sinna. Et see on mõtteviisi kujundamine, see on tööprotsesside kujundamine, see on teadlikkuse kujundamine, aga lihtsalt, et natukene tulla sellest ära, et ka mingi tavatöötajad nagu selle eest vastutavad, et ma olen ju koolituse korraldanud, et järelikult peab korras olema. Et aasta lõpus lugesin ühe uuringu kokkuvõtet just sellisest asjast, et kus siis tehti katse, 10 kuud kestis katse ja 9000 töötajaga ettevõttes. Kui vaja, ma leian selle lingi ka, et igaüks saab ise lugeda, ja mis siis tehti, et kõigepealt selle perioodi alguses tehti nii-öelda siis selline libahõngitsusrünnak ettevõtte töötajatele, sealt saadi mingi baastase, kui paljud klikkisid siis sellele pahatahtlikule lingile. Ja pärast seda iga kuu korraldati küberturvalisusalaseid koolitusi, workshoppe, harjutusi ja tehti siis ka regulaarselt neid teste. Siis sarnaseid saadeti neid libalinke ja 10. kuu peal siis tehti lõplik test ja see paranemine oli üksikute protsendipunktide osas. Ehk siis see lihtsalt ilmestab ühte asi seda, et seda vastutust nagu täielikult üksikisiku peale, töötaja peale ei saa panna, sest tema elus tegutsemine sõltub nii paljudest väikestest nüanssidest. Kuidas ta täna tunneb ennast, kas tal on kiire, kas tal ei ole kiire, milline ta meelsus inimesena on, et kas sa oled hästi nagu selline tähenärija kõikides protsessides või mitte, kuidas ta sel hetkel ennast tunneb, et üksikisikut tegelikkuses on võimalik alati ära petta. Kui täna ei õnnestunud, siis homme tehakse seda uue nurga alt ja see on võimalik. Ja see mõtteviis, see teadmine võiks tegelikkuses meil kõigil olla. Et ainult selle nii-öelda tõstmine sinna, et ära kliki, tänapäeval kui paljude meilides on, et väljaspoolt asutust tuleb e-kiri, tekib sinna automaatselt see lause, et see kiri on tulnud väljaspoolt, et ära kliki võõrale lingile. Et need asjad on kõik head asjad, need aitavad natukene kaasa, aga ainult sellest ei piisa. Ainult sellest ei piisa, sest see ikkagi jääme selle juurde, et see inimene siis tunneb selle ohu ära ja vajutab. Et selliselt oli väga huvitav uuring selles osas, et päris suures ettevõttes see paranemine oli väga-väga väike, arvestades seda, kui palju sellesse panustati. Et seetõttu ta peab olema palju rohkemate levelitega tehtud asi, et mitte ainult see, et teen mõned koolitused. Vahur, sul oli mingi kommentaar? Kommentaar ongi, et siis lahendus ei ole see, et me tõstame selle
vastutuse üksik töötaja tasemele, või tõesti lahendus on see, et me töötame läbi mõttega need tööprotsessid, vaatame, kus kohas seal on potentsiaalsed augud, vajadusel parandame seadmeid, et me ei osta sisse nii-öelda auklikke seadmeid, mis on katmata, kaitsmata, vajadusel tagame VPN-ühenduse ja nii edasi, ehk siis muudame elu nii-öelda neutraalsel tasemel ründajate jaoks võimalikult tülikaks, et sul ei oleks isegi võimalik töötajal valele nii-öelda lingile klikkida, sest et need valed lingid ei jõuagi temani. Nii et teha see nii-öelda see ennetustöö nagu ettevõtte vaates maksimaalselt ära on ju. Sest et kui ma vaatan ka neid pettuse juhtumeid, mis meie lauale satuvad, noh, seal on alati see inimene mängus on ju, et me ei saa seda inimest kindlasti mitte välja jätta, et lõppkokkuvõttes ikkagi selle enteri vajutab inimene, et kas me räägime mingist lingist või mingi ülekande nii-öelda kinnitamisest tuleb see inimese poolt. Ja, aga seal ongi see tööprotsess, et inimene on alati inimene, aga meil juhin on võimalus vaadata kriitiliselt tööprotsessides otsa ja näiteks leppida kokku, et hüva, sul raamatupidaja võib ainuisikuliselt teha ülekande kuni näiteks 10 000 eurot, aga üle selle peab alati nii-öelda näost näkku juhiga kinnistust saama või peab olema teine silmapaari juures. Või neid tööprotsesse on võimalik luua, mis minimeerivad seda ohtu. Ja, ma olen selles mõttes suga täiesti nõus, et ongi, ei saa nagu ainult inimese peale panna vastutust ses mõttes, et jah, meil nagu võiks ideaalis kõigil olla see mingi siukene kõrgem tunnetus nende ohtude suhtes, aga just see, et sa saad ettevõtte siseselt hästi palju kasutada siukseid nagu üksikuid tööriistasid, millega nagu anda seda luua, seda turvalisust juurde, et loomulikult inimene on ju, inimeseks ta jääb ka ja need eksimused on paha aimamatult sisse kirjutatud, on ju. Aga just nende erinevate nii-öelda siukeste kontrollmehhanismidega või siukestega nagu teha nagu seda olukorda natukene leevendada. Neeme, sul, ja sa tahtsid sõna ka, aga ma küsin sellise vaatega, et teie ju teete ka meil pangasiseselt nii-öelda neid teste, et kuidas need testid, milline nagu pildi need on sulle jätnud? Jah, et tegelikult on juba palju ära öelnud, ka Hannes ütles, et see oleneb ka väga tihti sellest, et eks me ikka teeme koolitusi ja teeme neid teste ja eks ikka inimesed klikivad, et sellest me ei pääse. Meil ei tule kunagi sellist, et on 0 klikki, et mitte keegi ei klikki. Puhas, täpselt, et sellist ei teki kunagi. Et kindlasti, ja see oleneb täpselt sellest momendist, kus see inimene on tal, nagu ütles Hannes, on tal halb päev, on tal hästi palju tööd, näiteks on näha kindlasti, kui tal on hästi palju tööd, hästi mitut asja teeb, nagu meil tänapäeval on kombeks, et me teeme mitut asja, multitaskime erinevaid asju, siis loomulikult ta läheb ja võtab selle kirja lahta ja süvene korralikult sellesse, isegi oleneb kui palju me õpetame seda, ta ei pruugi seda sel momendil tajuda, eks ju, et see olenebki sellest seisukorrast, milles inimene on. Aga selles mõttes, et ma olen täiesti nõus, et neid koolitusi asju tuleb ikkagi teha, tuleb meeles hoida inimestel neid asju ja erinevate nurkade alt me proovime kindlasti ka teha, nii nagu juba eelnevalt räägiti siin, et kui tuleb tuludeklaratsioon, eks ju, et siis olen valmis selleks, kui tulevad jõulud, siis olen valmis selleks, et need käivad periooditi need asjad siin, et samamoodi tegelikult me proovime erinevate nurkade alt siis tegelikult oma töötajad ka niimoodi koolitada ja teha neid harjutusi neile. Kas see oli see ka, mida sa tahtsid lisada omalt poolt või sul läks juba meelest ära? Ma tahtsin seda öelda tegelikult juurde, et küberturvalisust kui sellist tuleb ettevõttes kindlasti vaadata nagu kompaktselt. Ehk siis kompaktselt, mis ma mõtlen selle all, nagu toodid välja, siin on juba protseduurid, inimesed ja tehnoloogilised kontrollid. Ehk siis need peavad töötama tegelikult käsikäes kõik. Ja need peavad olema kindlasti, et me ei saa nagu eeldada, et iseenesest midagi tekib, et see on niisugune hool ja vaev ja kindlasti ka raha on ju, mida on vaja sinna panustada. Jah, täpselt. Vahur, sa vist tahtsid midagi? Jaa, ma tahtsin öelda seda, et homme on valentinipäev, sõbrapäev, ehk siis... Tahad armastusvetusest rääkida? Et kui me räägime haavatavatest, et siis väga õige on see, et sul on võimalik ligi pääseda väga sensitiivsetele andmetele, selle varrelaekale läbi üksikisiku. Ja kui me maandame riski, siis sul ei ole võimalik ühel inimesel, ühel töötajal välja käia andmeid, välja käia raha ainuisikuliselt, vaid paneme sinna teise silmapaari, kolmand silmapiiri juurde. Et see maandab riski, ehk siis küsimus näiteks pangale, et kui
ma tahaksin pangalt üks eluasemlaenu taotlen, et ma ei tea, 100-150 000, et mul ei ole võimalik seda teha ühe hiire klikiga ilma niimoodi, et ma pangatöötaja kohtuks. Täiesti mõistlik nii-öelda see turvavõrk, aga et juhul, kui on püsiklient ja on näiteks tavapärane ülekanne, kus raamatupidaja peab heaks kiitma 100-150 000 suuruse ülekande, siis seal seda turvavõrku enam ei ole. Ja nüüd on küsimus, et miks ei ole, et tegelikult võiks olla äkki, et neid inimesi on haavatava, inimeste haavatavus on alati see kõige nõrgem lüli selles ketis ja et sellele tuleb mõelda, et neid ketilülisid, mis peavad siis kõrvuti seisvatena olema haavatavad, et neid võiks olla 2, 3, 4 tükki. Ja tõesti vajadusel siis usaldada panka, ehk siis, et äkki saab pank panna stopi peale, helistada juhile, et kuule, et me siin vaatame, et tavapärast käitumisest hälbiv ülekanne on tulemas, et olete te kindlad, et tahad seda teha. Et hea näide, et kodupank reisisin, ei olnud pank enne teavitanud ja tuli kõne, et kuulge, me siin vaatame, et te otsegi olete, ma ei tea, riigis X, tahate siin sükest ülekannet teha, et vastab tõele, et te olete seal. Kinnitasin, et jah, olen reisil ja edasi läks kõik hästi. Aga et see punane lipp tuli ka pangal endal süsteemis peale ja tehti see 5 sekundi kõne kliendile ja saadi kinnitus, et kõik on nii, nagu peab. Et aegad võib ka pank olla kliendisõber või ettevõtjasõber. Täpselt, meil oli just eile üks selline juhtum, kus ka üks suurem ettevõte tegi siis nii-öelda sükse suurema posu koos palgamakseid ja üks makse läks siis teise panka, teisest pangast anti meile teada, et kuulge, siin on nagu midagi kahtlast, on ju. Ilmselgelt nimi ja kontosaaja ei klappinud, on ju. Ja noh, vaadates, et see on palgamakse, tekkis kohe kahtlus, et tegu on siis nii-öelda selle palgakonto pettusega. Ja võtsime ka siis nii-öelda maksjaga ühendust, et palun vaadake üle, et kes on saaja ja kohe oli ka küsimus see, et kas see töötaja on pöördunud teie poole hiljuti e-maili teel, öelnud, et vahetame ära kontonumbri. Jah, täpselt nii see oligi, on ju. Et ja saime selle palgamakse nii-öelda ära hoitud, et see ei läheks valele kontole. Et tõepoolest on see, et kuigi ma ütleks, et panga vaates ettevõtete nii-öelda ennetustegevus, meil on lihtsam seda teha kindlasti eraisikute suunal ja ettevõtete suunal just see, et mis on võib-olla see murekoht ja kus ettevõtetel siin lasub nagu suurem vastutus, on see, et meie pangana ei ole, meil ei ole seda siseinfot ettevõtte kohta, et kas see koostööpartner on tõepoolest see, kellele sa tahad saata, kas see summa on tõesti see õige või kas need rekvisiidid on õiged, et seal on see ettevõtte nagu kohustus kontrollida tõesti seda üle ja nende konto vahetamistega arvetel on ka see, et kui on juba koostööpartner, kellega te olete ennem koostööd teinud, siis kontrollige ikkagi seda saaja, kontosaaja või siis maksesaaja kontot ka aeg-ajalt, on ju. Et kas see ühtib, et ei tasu alati võtta sellelt tulnud arvelt seda kontonumbrit kopeerida ja panna teele. Et sükeste väikeste nüanssidega võib see teinekord päevavalgele tulla, et konto on vahetanud, et pigem me ikkagi vähemalt ettevõtted ka veel eriti on ju, et ei vaheta neid pankasid nii tohutult palju, eriti veel, kui me räägime mingitest välispankadest, on ju. Et üldjuhul ikka see ettevõte, kus ettevõte on registreeritud, seal riigis ka konto üldjuhul asub, on ju, et sellised väiksed nüansid, millele lihtsalt mõelda, et ongi, et kui mul on Hollandi tarnija ja äkki tuleb Prantsuse konto, siis võiks nagu mõelda lihtsalt selle peale, et kas see nagu omavahel võiks nagu klappida. Ja viimane selline spurtküsimus, ma arvan, et see on nagu selline küsimus, millele on raske vastata ja see küsimus on selline, et kui suur see küberturvalisuse eelarve siis nagu peaks olema või mida see siis nagu, mis on see, ma ei tea, summa? On kellelgi mingit mõtteid soovitada või siis soovitusi sellest just selle nii-öelda
eelarve küsimuses, et noh, seda on päris palju olnud, näiteks viimasel aastal mingid artikleid ma olen juhtunud lugema, kus siis arutletakse selle üle, et kui palju peaks ikkagi olema see küberturvalisuse eelarve. Hannes, on sul mõtteid? 8. Selles mõttes, et sellele küsimusele tõesti ei ole võimalik vastata, et sõltuvalt sellest, milline on minu tegevusala, millised andmed, varad on minu käes, palju mul on töötajaid, mis on olukord, kes on mu partnerid, seda ei tohi ära unustada. Ma võin sisemiselt ehitada kindluse, aga ma pean arvestama üks osa sellest küberturvalisuse küsimusest on ka see, et kellega koos ma töötan, et see on mitu korda siit läbi käinud, hästi oluline nagu rõhutada. Et jah, sellist numbrit on siin küll väga raske panna, et ma arvan, et Neeme oskab palju paremini seda. Neeme, mis sa... Me põrgatasime Neemega seda teemat ka mingil hommikusöögil koos, kus me juhtusime, et sul oli üks väga hea mõte, mida ma tegelikult soovin, et sa tooksid siin välja, et alati see ei peagi olema rahaline. Jaa, et mõte oli selles siis, et väga palju asju näiteks, et meil on erinevad ettevõtted, ka kindlasti on suuremad, väiksemad, eks ju, et ei pea olema see rahaline panus, et öeldakse, et mingisugud uuringud ütlevad, et 5-10% teie IT-eelarvest võiks olla see summa ja nii edasi. Aga tegelikult on see, et väga palju me saame teha lihtsaid asju ära ka tasuta, ehk siis samamoodi, kui me võtame näiteks mingite seadmete uuendamised, nagu siin on mainitud, kõik need on tasuta tegevused. Kõik mitmeastmeline autentimine peale panna, et kui teie parool ja kasutaja nimi on liiga lihtsad ja kaovad ära kuskile, siis petturi on vaja ikkagi teie telefoni, et seda mitmeastmeline autentimist teha näiteks, et see ei ole võluvits loomulikult, et hoiab kõik ära, aga ikkagi ta kaitseb teid paremini. Kõik asjad, mis te saate, võtke lahti IT-vaatlik portaal Eestis internetis, seal on väga palju kasulikke videosi. Samamoodi RIA poolt on loodud erinevad juhendid, ettevõtete kaitsmise lühijuhend näiteks, täiesti tasuta kättesaadav. Võtke sealt ja küberturvalisus ei pea olema selline, et ma pean nüüd kõik asjad rakendama kohe ja praegu. Hakake väikestest, lihtsatest asjadest pihta, mida me saame teha ja need ei pruugi olla väga kulukad. Aga vähemalt tehke midagi, et ärme istu ja oota ja looda seda, et see mind ei puuduta, et läheb kuidagi nagu mööda. Vahur, need juhtumid, mis on olnud sinu laual, kas nendes ettevõtetes on üldse küberturvalisusele nii-öelda eelarvet? On ikka, neil on päris riskid eelarvet, selles ei ole küsimus. Pigem seal on küsimus selles, et kui sa oled nii magus sihtmärk, siis leitakse ka vastase poolt piisavad vahendid, et sind natukene tülitada. Ja sa pead alati tasakaalustama, et mis on su potentsiaalne väärtus kui kannatanu või see ründe subjekt ja mis on majanduslikult mõistlik selle ründe tõkestamiseks kulutada. Et seal selle tasakaalupunkti leidmine sõltub väga sinu ettevõtte tegevusest ja sellest suur riskisust. Et utreeritud, et kui sa oled väike kohas kohvikupidaja, sa ei pea panustama küberturvalisusse, et teab mis palju. Et sa ei säilita klientide andmeid, sul ei ole ka teab mis suurt intellektuaalse omandi paketti, mis võiks ahvatlev olla ründajatele. Aga kui sa oled näiteks mingi suur vasp või IT-ettevõte või mingi väga väärtuslikku intellektuaalomandit omad või käitled klientide delikaatseid andmeid, oled näiteks mingi tervishoiu osutaja, et siis sa pead seda riskiisu võimalikult madalal hoidma. Ehk siis enneta ja selle kõrval alati ka taga, et sul oleks korralikud logid, et juhul kui midagi läheb õnnetult, et see võimalik backtrace ida, siis vaadata, kus asi läks õnnetult ja tulevikuks siis edasisi ründeid muuta raskemaks ja võtta ka need ründajad vastutusele ja alati varukoopiad ja varukoopiad, mis on siis nii-öelda korralikult safe'i pandud. Et sul ei ole võimalik IT-firmat juhtida ja pidada selliselt, et sul kõik töötajad teevad tööd trükimasinatel ja kõike sul prinditakse õhtul välja suletud ruumis ja hoitakse paberil. Et paratamatult see nullid ühtede jada, mis su majandustegevusest alles jääb
jääb nullideks ühtedeks ja sinna on võimalik ka vastastel ligi pääseda. Aga et see tõkke oleks siuke mõistlik, et tõesti 5-10 või siis kui on tõesti, me räägime siin miljardi ettevõtetes, siis võib-olla natukene priskem eelarvesumma, et tõesti, et ei oleks sul Põhja-Korea häkkeritel apetiitne sihtmärk. Et ühesõnaga mõtle selle peale, kes sa oled, just. Ja kui tõenäoliselt mida tuntum sa oled, seda ahvatlevam sa ka väljastpoolt näid on ju, et kellele nagu suunata. Lõpetuseks, igaühelt ma teilt palun ühe siukse, ma ei tea, siukse mõtte või siukse idee või hea näpunäite, mida te ühele ettevõttele nagu soovitate. Hannes, kas sa tahad alustada? Kiiresti tuli küsimus kohe, võtan seda esimesena. Selles mõttes mina soovitan vaadata üle, sõnastada ja mõtestada ikkagi tööprotsessid ja sinna juurde järelevalveprotsessid. Et see käib nii, kuidas meil igapäeva liigutused toimivad kuni küberturvalisuseni välja, et need on vaja üle vaadata ja need on vaja kaasajastada ja pisut ettevaatavalt. Et kõik need eelarved, need konkreetsed vahendid, koolitused tulevad sinna tagantjärgi, et aga alustame sellest, et me teadvustame, milline on minu töörütm, mis on minu protsessid, millised sammud seal sees on puudu ja ka järelevalve sinna juurde, et lihtsalt selle protsesside ümbertegemisest ei piisa, peab olema ka tegelikkuses järelevalvemehhanism, et seda tagatakse, et selline soovitus. Neeme. Ja, ma soovitan kordada oma mõtet, mis ma ennem ütlesin, alustage vaikselt, aga alustage, ärge viivitage, ärge minge kuskile edasi, alustage vaikselt, kui te ei oska. Meil on olemas konsultatsiooni ettevõtted, auditid, mis iganes, võtke endale abiline, võtke külje pealt, kui te ise ei oska seda teha. Alati võimalik väljaspoolt kedagi appi võtta, kes vaatab teie seisukorra üle praegu, kuidas teil hetkel on ja kuidas me võiksime seda küberturvalisust, siis kuidas me võiksime turvalisemaks teha oma ettevõtet. Et selleks on olemas ka teised vahendid, te ei ole üksinda. Vahur? Tunnema töötajat, tunnema klienti, koostööpartnerid ehk siis nii nagu perekeskel täna juba soovitatakse kokku leppida nii-öelda turvasõna, et seeläbi siis kombata, et kas kõneleja vastaspool on sul deepfake või on päris omaenda tütarpoeg, vanaema, et nii tasub ka oma töötajate puhul, et olulised otsused teeme samas ruumis näost silmast silma vaadates, teeme füüsiliselt ja koostööpartneri puhul samamoodi, et tunneme teineteist ja kui midagi tundub kahtlane, kõhutunne ütleb, et midagi on kahtlane, tee see kõne, mine tema juurde koha peale ja kontrolli üle, et ei pea kõike tegema virtuaalselt või distantsilt. Lihtsalt Vahuri jutule nii-öelda lisaks, mida ma ka võib-olla olen hakanud rohkem nagu nägema, ongi see, et hästi palju nii-öelda sükseid koostööpartnereid leitakse ka interneti teel, see suhtlus jääb ainult interneti tasandile, et ma arvan, et just nagu nii-öelda nende riskide maandamise mõttes, et kui te olete nagu otsustanud kellegiga ikkagi nagu minna, kellegi eriti uuega nagu täitsa koostöösse, siis see üks reis kuhugile kas või Euroopa linna, et saada selle ettevõtte esindajaga kokku, võib-olla ka selle ettevõttes koha peal käia, veenduda, et tegu on õige asjaga, et see võiks olla asi, mida me nii-öelda ikkagi viljeleme, sest et ainult sellelt interneti suhtlusel on väga palju ohumärke sees ja väga palju sellist riski sisse kirjutatud just edasise koostöö mõttes. Ja mida ma enda poolt soovitan kõikidele ettevõtetele jätkuvalt, just nimelt nende pettuste vaates on internetipangas kasutada funktsionaalsust, kus te limiteerite seda, et need isikud, kes teil on saanud ettevõtte internetipanka juurdepääsu, tõesti teevad seal seda, mida nad ainult peaksid tegema. Kes näeb ainult kontot, kes saab tehinguid teha, tehingud mingitest summa ulatustest
toimuvad ikkagi mitme inimese poolt või töötaja poolt siis ülevaadatuna, kontrollituna, et kõike siukest, et see limiteerimise tööriist on pettuste vaates üks imehea asi, aga kahjuks ma näen statistikat vaadates, et seda ikkagi kasutatakse väga vähe. Et üleskutse siit, minge nüüd kõik internetipanka ja kes on administraatorid, tehke, võtke see aeg, et teha nii-öelda seal need korrektuurid, et vajaminevaid asju näevad ainult vajaminevad inimesed. See tund 15 on meeletu kiirusega läinud. Ma loodan väga, et kõik kuulajad ja vaatajad, kes meil täna siin laivi tulid, said mingid mõtteid, said ideid, kuidas võib-olla edasi minna ja selles suhtes nagu see neeme soovitus on ju, et hakkame pihta, hakkame neid samme tegema, kes veel ei ole teinud, et ei ole hilja, parem hilja, kui üldse mitte teha. Ma tänan teid, et leidsite aega oma kogemust ja mõtteid jagada ja mine tea, järsku kohtume veel. Turvalist aastat 2025. Aitäh!